Tere tulemast Parkside'i töötuppa. Mina olen Dantes ja täna ehitame koos kingariiuli tilgakandikuga. Ideaalne külmade ja vihmaste ilmade jaoks. Materjalide ja tööriistade nimekirja, mida me kasutame, leiad nagu alati altpoolt ehitusjuhendist. Kõigepealt lõikame materjalid etnantud mõõtude ja pikkuste järgi. Jälgi, et kingariiuli laius sobiks sinu tilgakandikuga. Kui kõik materjalid on välja lõigatud, alustame servade ja pindade töötlemist. Selleks kasutame vibrolihvijat ja ülafreesi. Pärast pinnatöötlust algab monteerimine. Alustame külgedest. Kui need on täpselt joondatud, puurime ette, süvendame ja keerame kruvid kinni. Kui mõlemad küljed on kokku pandud, jaotame pulgad ühtlaselt alumisele põiklatile. Puurimissügavuse märgin teibiga ära. Pulgad on paigaldatud. Nüüd saame ülemise raami kruvidega kinnitada. Palun jälgi, et kruvid ei läheks risti. Et pealisplaadi nähtamatult kinnitada, puurin ette augud. Õige kruvi pikkus on oluline, et need pealisplaadist läbi ei ulatuks. Stabiilsuse tagamiseks kinnitame konstruktsiooni tagaküljele laua. Nii tekib samal ajal ka piire jalanõudele. Nii, nüüd olen ma kingariiuli oma esikusse paigutanud. Tänu tilgakandikule olen vihmaseks ilmaks hästi ette valmistatud. Kas eelistad vihmase ilmaga pigem toas olla? Või on sinu moto pole olemas halba ilma, on ainult vale varustus? Kirjuta kommentaaridesse. Tee seda ise!